6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, 17. november ja 6. käik podcast. Teine sel nädalal on see, mis te hakkate kuulama. Gunnar Leheste Tallinn ja Roland Poom /ekspert Tenerife. Tere lõunast. No, kuidas sul oli? Ärkasid vara või läksid hilja magama? Ärkasin ikkagi 6. Väike mõte oli, et peale jalgpalli jään veel tunniks ajaks ülevale, aga ei, silm vajus kinni ja mõtlesin, et hommikul siis vaatan järgi, kuidas see asi oli ja tegin esimese asjana kell 6 loomulikult blogi lahti ja vaatasin, et okei, oleks võinud tegelikult üles jääda. Ja mina olin üleval mõne katse jagu ja peab ütlema, et oli hea otsus, sest sellist rajut andmist ei osanud kohe üldse oodata, mis seal tulemas oli. Nii et kui me eile korraks arutasime, mis ilm saab olema, kas tuleb vihma ja kui palju tuleb vihma, siis sa ütlesid vist, et 70% tõenäosus on, et vihma tuleb. Aga võt ei osanud arvata, et see 70% vihma tõenäosus saab olema nii raju seal Jaapanis, et ütleme nii, et see aasta neid huvitavaid rallipäevi ilmaga on olnud ja viimaseks etapiks ikka jäeti ka veel midagi. Ja mäletan ka ise, kui olümpial sai käidud, et kui vihmane päev oli, siis oli ikka vihmane päev. Ehk see on niisugune korraks tiputan. Ja tegelikult ütleme, ega me seda tormi ja värke oleme siin oma jooksul varem ka näinud, aga seal Jaapanis kuidagi võib-olla neid tõuse ja langusi oli palju ja ma ei tea, sellist sügist lehte seal tee peal ja üldist sellist hästi siledat läitivad asfalid on, et sellist abrasiivsust polnud, et see tegi selle ralli seal kõik nagu täitsa, ütleme nii, et kui keegi ütleks mulle, et Roland, ma annan sulle raha natuke peale, et mine sõida seal, siis ma ikkagi peaks ka mõtlema, kas ma tahan sinna minna üldse. No aga hakkame vaikselt ekseldama seda tänast rallipäeva ja jagame oma mõtteid siis, kas selline ralli on tore või ei ole, et hetke seis on siis selline, ma ei tea, mis sa ennustasid, aga kas sa Evans, Ogier, Roompere järjestuse panid? Tead, ma kindlasti ei pannud, Evans minu top 5 vist ei mahtunud üldse, mul on probleem selle Evansiga, ma lihtsalt unustan ta kogu aeg ära, ta lihtsalt kogu aeg on kuskil ja lihtsalt ununeb see tüüp ära. Aga mul oli Roompere oli esimeseks pandud ja Ogieri ma panin 3, et 2 tükki poodiumi pealt on pihtas, aga see on ka kõik. Nii et ega ütleme nii, et kui ma peale esimesest katset olin juba tõusnud seal meie 6. käigu liigas 2. kohale, siis nüüd ma langesin 6. ja see ei ole hea. Aha, aga kas sa Mikkelseni ja Munsteri panid esifisikusse? Sa panid või? Vaata, sa oleks pidanud andma mulle sina annad mulle neid lolle mõtteid vahest, et sa oleks pidanud andma mulle selle mõtte ja võib-olla siis oleks pannud. Aga seis on jah selline, et meil on kaks ralli 2 masinat on esiviisikus ja esikuuikus on neid 3, sest Nikolai Gräzin on ka 6. kohal ja siis tulevad alles Esa-Pekka Lappi ja Ott Tänak. Okei, kui saavad rajale tagasi ja nüüd temposse nii nagu neil tempo peaks olema, siis loomulikult nad lähevad nendest ralli 2 masinatest nipsti mööda, aga draamat täis päev, ma ei tea, kus see alustada, sina vaatasid selle laivis, et mis see esimene draama oli? Esimene draama oli ju siis Sordo off ja Formo off. Ühel katsel. Mõlemad ju sinna samma kohta nad välja sõitsid ja lisaks veel ju Takamoto Katsuta pani sinna samma kohta, aga tal läks nii palju õnnelikult, et ta sai siis rattaga vasta puud pihta, et ta ei vajunud sinna kraavi vette sisse. Nii palju selles kohas siis, et see oli selline, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli selline parem kurv, kus minu meelest Formo juba sai natuke kuhugi pihta. Järgnes kerge vasaka, siis tuligi see parem koht, kus välja vajuti. Et tuli küll üpriski äkki kätte, aga tegelikult need olud olid sellised, et nii kui pidurile minna, siis see vesiliug oli lihtsalt koheselt. Et seal ei olnud isegi seda kohta, et nagu kas ta jäi hiljaks piduridamisega või mitte, sest see oli lihtsalt joppamine, et kus ta nüüd
asetis, et kas ta oli täpselt selle nii-öelda 2 joone sees või olnud või natukene mõni sentimeeter sellest joonest väljas. Et seal oligi see kogu küsimus, et kas ta nagu jääb tee peale, saab pidama või ei saa. Ja Formeau ja Sordo puhul siis neil oli puhas vesi liuge otse nagu välja, seal ei olnud isegi mingit küsimuse kohta, kas see auto võiks tee peale jääda. Aga Katsuta puhul lihtsalt vedas see, et ta kuidagi suutis seal kässeriga vist sättida ja sättis ennast sinna puu otsa, mis lõi tal küll õõtsa seal kõveraks ja ratas oli viltu all, aga sai ikkagi jätkata. No tegelikult hakati kurtma, et olud on täiesti uskumatud juba päeva esimesest katsest peale, ma loen siit järgi, et nähtavusega oli kohe kõigil probleeme ja see nähtavuse probleem võttis siis Otilt ka. Mis katsel see nüüd oli? Võttis võimaluse üldse mingi koha eest siin, normaalse koha eest võidelda? No see oligi kohe siis teine katse täna, ehk teistes 3, kus tuli kaotust 2,5 minutit umbes. Jaa. Raju? Et väga raju ja tegelikult isegi ma pean ütlema, et see on nagu selline natuke tegelikult ei ole kahju ka võib-olla, et see on natuke selline hale naljakas lugu isegi, sest see on ju pidevalt on see probleem on mingite tootjatega, kes seal mingite autodega, et see klaas läheb uduseks. Kuidas saab olla nii, et ühel autol on see probleem on teisel on see probleem, on 3, kõigil on see probleem olnud ja kuidagi nagu lahendust nagu ei ole või kus see võimalik on, et siis tuleb Škoda Rally 2 ja temal seda probleemi üldse ei ole. Et kõik need meeskonnad on päris mitu aastat ikka seal sarjas tiirutanud, et võiks natuke ju midagi nii-öelda kõrva taha panna ja üritada see probleem siis niimoodi ära lahendada, et seda enam kunagi ei juhtuks. Et see ei tundu nagu kõige keerulisem mingi inseneri töö olevat, et klaas nüüd puhas hoida. Ma ei tea, kas see on õige paralleel, mida tuua, aga ma arvan, et see on ikkagi päris keeruline. Mäletan, kui need ilmad hakkasid siin ka imelikuks minema, siis mingid päevad olid sellised, ma muidu olen enda auto puhurites ka nagu kindel, mis need sees puhuvad, aga lähen pikale otsale, mingi Tartu otsale ja ei lähe puhtaks, sest ma ei tea, kas mingi õhurõhk või mingi temperatuuri erinevus on selline, et see auto ei saa aru, mida ta tegema peab. Et kuidas sa seda testid mingites oludes? Jah, selles mõttes point on õige ja vaata eriti selles mõttes, et kui mehed peavad ju käima autost väljas refi vahetusi tegema, et nad on ise ka märjad ja nii-öelda auravad on ju seal autos sees, et see annab nagu vunki juurde, aga võiks siis ju kas või mingi lisapuhur kuhugi aknaklaasi peale või kõige lollikindlam lahendus nagu vanadel kuradi ladadele pannakse ventilaator armatuuri peale suunaga klaasi peale, et vajadusel mingisugune võimalus oleks veel midagi lisaks panna, mis lihtsalt liigutakse õhku. Et ma tahaks näha, et ühel hetkel ikkagi midagi välja mõeldakse, sest seda on nii palju olnud ja see on kõige labasem probleem üldse minu meelest, mis nagu kuidas 2,5 minutit ära anda. Et jah. Kõige labasem lahendus on muidugi see, et nagu me Kaitseväes tegime, meil oli puhus ainult külma õhku, sooja ei puhunud, siis kõrvalistuja tegi kindaga kogu aeg sealt puhtaks, aga vaata ralliautol saad rihmadega kinni, sa ei ulata sellist asja teha. Ja sellist asja tegelikult on nagu palju tehtud, ma mäletan vanadest mingi, kui olid ka Subaru veel sõitis, et seda ikkagi tuli ette, et kõrvalt võttis vend mingi toika kätte ja lasi mingi kaltsuga seal klaasi peal, et ilmselgelt nagu täna mingid lahtised esemed autos ei ole lubatud, aga ju siis kuidagi see ikkagi toimis. Aga jah, selles mõttes, et olud olid karmid ja kõikidel, vist ma võin öelda, et ma praegu ei eksi, kui ma ütlen, et kõikidel Rally 1 autodel olid klaasid udused või? Et Evans äkki ikkagi nii hull ei olnud, aga minu meelest ikkagi enamustel oli. Kui sa nii ütled, sest jah, me seda katset ei näinud ja lõpuks siis üks katse jäi meil üldse ära ju, et 4, kuidas seda kraavi nimetada, mis kõik endasse tõmbab. Meil Eesti Rallil on ka üks selline. Meil on sõpruse auk seal kuskil, mis see on, Paide kandis. Jah, siis seal on Chitara Towni auk. Just. Teine läbimine, selles mõttes väga õige otsus oli, et see ära jäeti, sest olud olid ju, olidki väga karmid ja tegelikult, kas oli SS2, mis ka tühistati ära vahepeal, oli red flag, oli peale nüüd kellegi avariid või oligi peale Formeau ja Sordo väljasõitu, et tundus kuidagi mõistlik, et see SS4 ära jätta. Ja siin paistavad SS2 ka alates Lapist on ju nominaalajad. Ja, nii on. Aga pärast seda selles mõttes, et kui me võtame nüüd jälle, liigume katsetet edasi, et tuli 5. katse kätte on ju, ja Takamoto Katsuta, kusjuures ülitubli
ülitubli oli, mida ma väga ei osanud, ei oleks arvanud, et tüüp parandas oma auto põhimõtteliselt ikkagi ise ära katse peal ja sai edasi panna ja kohe pärast võitis katsevõiduga, et see oli minu jaoks suht üllatav, et ma pole varem nagu tähele pannud, et Katsuta hull mehaanik oleks olnud, aga näed, sai hakkama. Mitmes katsevõit tal see nüüd karjääris võiks olla? Aga tal neid on ju ka ühe käe sõrmedel umbes. Tead, oota, ma vaatan, stage wins on 9 katsevõitu peaks olema teemal. Peaks juubel ära tulema ikkagi, kodusel rallil. Uhke oleks küll, absoluutselt, nõus. Aga Otil läks siis edasi üle kivide kändude. Puhuri võib-olla sai korda, aga siis mingid uued elektrilised jamad ilmnesid. Ja, no ta ütles katse peal, siis ütles, et antiläägi pole, et see on siis antilääg süstem. No see on, ütleme, et kui gaasi peal lähed, siis oma sõiduautoga saad aru, et kohe nii-öelda juhtu midagi hetkega, et selline väike mingi viivitus on sees, et sellega oli probleeme ja gaasipedaal, siis ta ütles, et oli kuidagi stage mode'is, et ma ei saanud täpselt aru, mis ta selle all mõttes, aga ühesõnaga, et selline üldine elektriprobleem seal jätkus, et ei oskagi öelda, kas see siis nüüd oli väga suure vihmaprobleem või vihmaga kaasnev probleem või millest see tuli, aga selline, üldine selline suurem elektrikamm seal oli, et polnud ainult mingi üks väike viga, et neid vigasi jagus tal tundus. Ja päeva lõpuks siis Ott 8. kohal, 4.42,8 kaotust Evansile. No nagu ma need teised mehed siin ette lugesin, et küllap ta Rally2 autodest mööda saab, kui uusi jamasid peale ei tule. Aga Oti kommentaar ka siis tänase päeva lõpus, et olen sel aastal pidanud liiga palju mehaanikut mängima ja ma polnud liiga motiveeritud. Hea oli hooldusparki tagasi jõuda. Vaata, eestlane ütleb vähe, aga nendes kahes lauses peitub, ma ei tea, terve hooaja masendus, ma arvan. Ja, täitsa nõus. Ega tegelikult ju peame nõustama, et ongi rohkem mehaanika võib-olla kohati olnud. Aga üks kommentaar oli veel minust Oti puhul päris huvitav, mida ta ütles ka kohe päeva alguses, siis kui tuligi see 2,5 minutit kaotust, et ta on nii-öelda tunneb, et selline merehaigus või midagi on peal, et ma ei saanudki täpselt aru, millest see oli. See oli sellest, et ei näinud ju midagi. Kui sa ise ka ei näe ja pead sõitma silmad kinni, siis jääd ka merehaigeks. Võib-olla, ma ei ole seda kogenud alati või kunagi, aga okei, kui sa nii ütled, siis ma saan sellest kommentaarist natuke rohkem aru ja et see tundus selline, et okei, mis sa nagu tahtsid öelda sellega, aga siis on aru saada. Aga mulle meeldis Dirtfish jälle oli kohal, ma ei tea palju see, mitte Dirtfish, vaid isegi WRC TV või see Rally TV, uus asi. Neid tahaks kiita, et ei ole enam neid tühje pilte, mis näitavad katsete vahel seda kaarti seal, vaid iga katse vahe on ikkagi ära täidetud millega. Et see Julian Porter oli siis seal kuskil tee peal ülesõidul ja Ott üritas siis fotosid saata tiimi ja siis sai mingeid fotosid vastu, üritas seal ära parandada ja Martin samal ajal kontrollis veel refi rõhku, et tegi 10-minutilise reportaaži ikkagi sellest, mis parasjagu toimub. Ja see kõik ka natukene need Dirtfishi videod ja see Julian Porteri video meenutab mulle seda, et vaata, kui kujutad ette, et Aleksei Turovski läheb kuskile metsa ja nüüd me jälgime, vaatame, mida nad teevad. Ei julge väga lähedale minna, ei tea, kas tohib rääkida. Et selline nagu National Geographic või Animal Planet on alati, et rallisõitja kuidagi tohi puutuda, et aga jälgime neid, vaatame, mida see liigutus võiks tähendada, mis seal praegu toimub. Ja, aga tegelikult see ongi ju, aga tegelikult veits võib-olla isegi on, et see aeg on nii, vaata, rallisõitel ei ole seal nagu, nende see aeg on nii vähene, mida neil ülesõidul seal on, et kõik oma asjad korda saada, et kui keegi sinna peaks segama tulema ja ma ei tea, lähedalt piiluma ja katsuda üldse ei või, see on nii-öelda reeglite vastane. Et siis see ongi natuke, et vaatad nagu kuradi karu liigub kuskil kaugel, et piilume kaugelt puu tagant. Et aga mulle tegelikult tulnud nagu need meeldivad ja ma vaatasin, et Takamoto Katsuta sellest remontimist oli üks hullult pikk video, kus ta seal üritas oma autot remontida. Ja seda ongi lahe vaadata, sest me näeme seda katse peal sõitu kogu aeg, aga seda, mis nad siis muul hetkel teevad, et seda nii palju ei näe. Selles mõttes ma olen nagu kahe käega poolt, et sellist mingit contenti sinna vahele visata on oluliselt mõistlikum, kui ühte kaarti ja mingit tobedat lugu lasta. Ja siis need linna vahelt oli mingi, see naisterahvas oli teinud selle
mingi turismivideo, noh see giid, kes tal kõrval oli, see absoluutselt ei osanud inglise keelt muidugi, et oleks võinud üksinda selle eetri täiesti rääkida. Käisid sushit söömas, väga, väga tore video. Neilud hakkasid kohe käima ja mõtlen, et võib-olla isegi koduteel kuskilt hüppal läbi. Aga jõuame veel ühele lahedale draamale või mis lahedale, vaid see tragikoomiline ikkagi, et 7. katse ja ma ei tea, kas Terni Neuville on nüüd maailmarekordi omanik 100 meetrit ja ümber puu. Tead, see nüüd ei tea, kas läheb jagamisele või kumb ära võidab, aga Oliver Solberg Soome ralli minu meelest Hyundai'ga oli ka päris umbes seal kandis 100 meetrit või paarsada seal vahemikus kuskil. Oota, Oliveril oli sa mõtled seda Arktikut või? Või päris Soome rallit? Ma mäletan, et Oliveril oli kuskil lume peal oli ka. Ma mäletan, see oli ikkagi vist, ma kuidagi mäletan äkki see, ma võin praegu panna puust seda, aga see oli esimene kurv ja ma arvan, et see oli seal suht lähedal 100 või 200, et eks kumb nüüd rekordi omale võtab, peame üle vaatama. Aga tegelikult nägi võib-olla alguses välja selline tobe sõiduviga, eks ta lõpuks oli ka, aga tegelikult seal ikkagi oli selline, kuidas eesti keeles öelda, tipp, selline lohk tee peal. Ja mõistlik oleks olnud võib-olla see pidurdus enne seda lohku ära teha. Aga ta siis läks kuidagi sealt läbi niimoodi, et ta lõi siis põhjakaitsmega täpselt sinna nukki ja siis mis tegi korraks kergelt, tegi auto kergeks. Ehk ta ei saanud kohe seda nii-öelda grippi esiratastest, et autot pöörama saada. Ja kohe juhtuski. See juhtus nagu nii kähku, et nagu ei jõudnud isegi reageerida. Jah, see on kurb ja kahju. Aga juhtub ka parimatel või? Ma ei tea, kuidas öelda, et selles mõttes selline hästi tobe viga ja selline nagu võiks täitsa olemata olla. Aga minu arust Neville'i sellised selle aasta väljasõidud on kõik olnud hästi tobedad. Et hästi väiksed vead. Jaa, eks seal tipus olegi marginaalid väiksed, nagu öeldakse. Jaa, just nii on. Aga ma ei tea nüüd, veel ei ole andmeid, et kes homme täpsemalt rajale tulevad. Kas Sordo vist sai esimesena kraavist välja või? Jaa, sai küll, aga mulle tundub nii palju, kui ma aru sain, et Sordo autol oli damage'it natuke rohkem, kui oli Formool, aga ei saa midagi nagu suurt küll öelda, et torud kõik sirged ega nagu väljast ka see auto liiga palju viga ei olnud saadud, et ma tahaks uskuda, et see auto tuleb ikka tagasi. Ja Formooga sama. Aga mis sa Neuvillist arvad? Ma Neville'i kohta ei ole praegu kuulnud, et kas seal on puuriga kõik korras, et vahel võib lihtsalt juhtuda, et puur saab nagu ka väiksest paugust viga. Nagu me Ogier puhul nägime. Ja kusjuures Ogieril ju ta hilines ju pärast sai trahvi minuti, ta hilines 6 minutit välja minekuga ja väidetavalt tehti mingit puuri parandusi või? Ja ta käis hästi õrnalt väljas, et ta sai kohe tagasi. Aga ma ei saanud täpselt sellest aru, et mida seal siis nagu remondit, et puuri ju niimoodi ei saa nagu remontida, et ma ei tea, väänam midagi tagasi, et see ei käi niimoodi, et ma täpselt ei saanud sellest, sest ma lugesin ainult seda praegu EVRC kommentaari, millest see trahv tuli, et see tundub kuidagi nagu mingi vale. No kui sa seda väikest offi nägid, siis tal ikka uks oli ikkagi nagu sissepoole, et äkki seal mingi damage ikkagi tuli? Jah, võib olla, aga ma just mõtlen seda, et kui puur saab kahjustada, kas ta on millimeetri juba paigast ära, siis selle autoga peale enam ei saa kõik. Et ma nagu see ei olnud mingi puuriremont, kui selline, ma arvan, et see ei saanud päris olla ikka 6 minutit läks üle. See võtab ikka päeva aega, ma arvan, et see tükk sealt välja lõigata ja uus panna. Mis Ogieriga oli, ei tea täpselt, selgub, aga ma arvan, et me ei tea. Neville'i kohta peame info ära ootama, et visuaalselt võiks öelda, et see oli väike väljasõit, et tuleb tagasi. Aga kas sai pihta mingi puuritoru või saandeks selgub? Jaa, ma teen ettepaneku. Meil on siin salves üks väike intervjuu ühe koha peal viibiva eestlasega. See on siis Rally Estonia võistluste juht Urmas Roosimaa on läinud väiksele ekskursioonile Jaapani rallile. Ilgelt kade olen. Tahaksin ise olla seal ürgmetsade vahel ja süüa sushit. Aga kuulame selle ära ja siis võtame ette kuulajatelt laekunud küsimused. Nüüd on meil teisel pool kaugeid telefoniliine kuskil Jaapanis. Urmas Roosimaa, räägi Urmas, oled esimest korda Jaapani rallil?
Ma olen esimest korda nii Jaapanis kui Jaapani rallil, nii et igate kanti debutant. Kuidas siis muljed on? Sa saatsid päeval ühe toreda video sellisest ürgmetsast, aga on loodus kihvt? No ütleme nii, et see loodus siin siis Toyota lähedal mägedes on tegelikult selline hästi vahelduv, et siin on nagu absoluutselt kõik, et ma imestan nagu, et sellised asfaltteed on siin tehtud metsa vahel, et kõik järgivad nagu ümber mäe nagu sõitmist ja keerutavad, käänutavad. Ma arvan, et rallisõbrad on selle kõike täna juba nagu otse live ülekannete puhul näinud. Aga alguses ma natuke imestasin, et huvitav, kuidas või miks need sellised teed siin nagu metsas on, et täiesti pädev asfalttee, aga siis kui natukene juurelda selle üle, siis tegelikult see on täiesti loogiline, sest ütleme selliste kõrguste vahedega kruusateed ei olegi lihtsalt võimalik ehitada, et seda ehitada ja lõpuks jääbki ehitama, nagu juudi pükselapid pärast. Kuidas logistiliselt, kuidas peaks valmistuma, kui tahta Eestist minna Jaapani rallit vaatama? Mis võtsid see koha pealt rendiauto? Ma tegelikult ma tulin Tokyosse, üldse lendasin Tokyosse ja rongiga Nagoyasse ja Nagoyast võtsin alles rendi auto, sest ütleme, autoga tegelikult liiklemine siin liiga lihtne ei ole just, et näiteks täna hommikul, kui ma vaatasin, või täna hommikust ajatabelit, kui ma vaatasin mingid ajad juba ette ära, et imestasin nagu, et mis seal oli 36 või 34 kilomeetrit on ülesõitu, aga aeg on antud tunde 10. Siis ma nagu mõtlesin ka, et mis see konks siin nagu on, et miks nii palju aega nagu kulutatakse, kui mehed peavad hommikul midagi 5:30 midagi, esimene auto läks välja juba. Ja siis äkki ülesõit on tunde 10, aga nüüd, kui ma siin koha peal sõidan, siis ma saan sellest väga hästi aru, sest ega siin täiesti tavaline, kui sa näiteks ei lähe sinna nii-öelda tasulise tee peale, vaid ukerdad nagu neid väiksemaid teid pidi, siis ega siin tunniga katadki ära selline 40, mõnikord ka vähem kilomeetrit, mõnikord ka 50 kilomeetrit, sõltub liiklusest, nii et see liiklustihedus siin nagu on täiesti teistsugune nagu meil on ja hästi palju valgusvoore on. Ja lihtsalt nagu need tsüklid on nii pikad, et sellised istud ja ootad ja siis vaatad ikka veel ootan, okei, nii, nüüd saame lõpuks minema. Sõidad vasakkurvi ära, vasakkurvi taga on jälle üks valgusvoor, mis on loomulikult punane. Kas seal on ka rallipass või saad niisama metsa vahelt vaadata? Ma jään sul vastus võlgu, ma praegu ei oska öelda, kas on, no ütleme staadionil kindlasti olid piletid, aga kas metsas on pilet, ma jään vastuse võlgu, ma praegu ei oska selle kohta öelda midagi. Mis mulje korraldus jätab? Kõik sujub või pigem mitte? Kui intrigeeriv küsimus. Ma hakkasin päris alguses pihta, et ma jõudsin siia, mis päev see oli äkki teisipäevasel päeval, nii et ma sõitsin kolmapäev, neljapäev sõitsin siin natuke katseid läbi ja ma sõitsin kõige esimesena, võtsin selle teise katse, mis oli siis täna hommikune esimene kiiruskatse. Ja kui ma olin nagu mingid videosid näinud seal nagu onboard, kuidas tutvumine käis ja kui ma seal sõitsin, siis ma nagu mõtlesin, et midagi on täiesti valesti minu jaoks, et midagi nagu ei klapi nagu visuaalis. Ja siis mõtlesin ka, et kas see on mingi tuul üle käinud või mis see on, et teed on jumala puhtad. Aga näha on, et sellised nagu autode jäljed on sõtkunud kinni, need oksad ja lehed ja kõik, mis seal maas on. Ja kui ma jõudsin selle 22 kilomeetri katse enam-vähem 2 kilomeetrit enne finišit ja kusjuures ma tee peal veel poisile ütlesin, et ei ole huvitav, kas see on mingisugune tänavapuhastusauto käinud või mis siin on, et nii puhas on kuidagi. Ja üllatusena oli see, et 2 kilomeetrit enne lõppu ühe sellise kiirema kurvi taga oli mul äkki 2 puhuriga meest ees. Nii et kujutad ise, et vennad lasi puhuritega need katsed puhtaks, et ma algu mõtlesin, et see oli lihtsalt üks katse, aga siin, kui ma sõitsin neljapäeval ka veel katsed läbi, siis seal tuli mulle ka neid vastu, et kenekas oli uhkelt autokasti pandud ja vana tundasid seal metsa vahel. Kui libedad need teed on? No ikka üksjagu, et ega siin isegi sellise nende mägede vahel, mis seal on, et kui ma selle vahepeal isegi 45 kätte sain, siis juba hakkas selle kiirus võtaks imelik, sest lihtsalt see tavaauto, ta lihtsalt selle läga peal ei taha keerata kuhugi enam, et ta on selline teistsugune.
Mis see tänase võistluspäeva kohta ütled? Sinu silme all ka keegi metsa vahel sõitis? Ei. Et selles mõttes, eks see asfaldiralli nagu on selline, ta on ütleme, sõitjale tuntavalt huvitavam kui pealtvaatajale. Et pealtvaataja jaoks on ta lihtsalt selline põrisev auto sõidab mööda, et midagi nagu efekti kui sellist nagu ei ole. Et kruusarallidel tekib selline nagu selline, kus ma ütlen, selline uskumatu nagu püüsika jõududega mängimise efekt, kus autol läheb libisema, pidurdatakse, visatakse kontraid, aga asfaltirallil on kuidagi nagu selline hästi nagu ökonoomne, et auto tuleb, vaatab ära, läheb ja sellega nagu piirdub. Aga kui sa korralduse kohta küsisid, siis ega tegelikult siin see päris algus nüüd kõigele lillelisem ei olnud, et nagu me teame, Shakedown algab ju alati sellise kellaajalise minemisega ja üllataval kombel ei olnud Shakedowni alguses ei olnud ju ajakontrollpunkti ja sõitjad kurtsid ka selle üle, et polnud ka ajakaarti selle kohta antud. See oli nagu selline nagu selline väike möödalaskune siin korraldav poole pealt, et see piltlikult öeldes võrdub samaga, et kui Gunnar Lehest läheb kuskile kedagi intervjueerima, jätab oma pastakapaberi ja TikTokeri maha. Et see on enam sama klassi teema. Pealtvaatajana mitut pealtvõtmisala sa päeval jõuad külastada? Ma käisin täna ühel katsel, et ma ei hakanud nagu pingutama, sest tegelikult see liikumine on, nagu ma ütlesin, see on nii vaevaline siin, et me võtsime sellise nagu chilli nagu päeva ette, et hommikul läksime küll varem välja, aga siin vaatasin natuke loodust ringi ja hommikul sadas ka, et siis ei olnud väga lõbus seal olla just, aga võtame sellise 1-2 katset päevas, et rohkem ei sihi üldse. Millised kulinaarsed elamused on? Et ütleme näiteks täna hommikusöök oli selline päris põnev, et 8 jalg oli mul seal taldriku nurga peal, et oli väga rikkalik, aga kui ma need maitsed nagu proovin, ega seda nagu sellist elamust nagu sellest väga ei saa, aga kindlasti tasub seda proovida ja kindlasti nagu tuleb ära proovida, see on head ja paremad, mis siin kohalik kultuur nagu üldse pakub, et no selge. Kuule, soovin sulle edu ja naudi Jaapanit ja võta sellest viimast, sest see on üks vägev riik, on ju? Ei, see on kindlasti selline koht, kuhu nagu kannatab tulla, et see üks asi on siia tulek, et see võib-olla ei ole kõige odavam tulek, aga ütleme see elu siin võib-olla see tavaelu, siin ma mõtlen nagu söök, jook, kütus, need ei ole liiga kallid, aga ütleme hotellid on, kui tahad hea nagu pead ja nagu ennast ikkagi välja magada kuskil hotellis öösel, siis siin tuleb nagu jälgida, et päris igale poole oma nina sisse ei pistaks. Söök-jook, ma mäletan... Et on kvaliteeti nii üht kui teist. Söök-jook, ma mäletan, olümpiaast oli isegi suts odavam kui Eestis. Ja, see on täitsa, jah, just, võib-olla küll, jah. Sest need pakkumisi on lihtsalt iga nurga peal ja nii palju. No neid on, et kui siin on, mis siin Jaapanis elab, Jaapanis on 126 miljonit inimest, et mis on, see on 4 korda Poola, et Poolas on, mis tal on mingi 39 miljonit, et kui selle rahvaarvu pealt mõtlema hakata, siis tegelikult sul ongi see valik on seinast seina, et sa võid magada kuskil ma ei tea, kuldkandikute vahel või magada kuskil täitsa põrandal, kusjuures ma magasin viimase 3 ööd meie voodi või isegi mitte voodi, vaid meie magamisase oligi tehtud põrandale. Nii et see oli omamoodi selline kogemus, aga väga positiivne kogemus. Väga lahe. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service, ainult Stokkerist. Nii, tagasi stuudios Gunnar Leheste ja ekspert Roland Poom Tenerifel. Mina ei ole Tenerifel muidugi, tahaks olla. Aga sa ise ei kuulnud seda, Roland, seda Urmase
intervjuud siin tehnilistel põhjustel, aga ma teen väikse kokkuvõtte, et Urmas kaifib ja naudib täiega. Joo, kas sa ei kaifiks? Ma ise kaifiks ka. Kusjuures, aga Urmas oli, kas ta oli Mehhikos ka või kus ta oli? Uus-Meremaal käis üks kord. Uus-Meremaal, jah. Aga see oli, millal see oli? See oli nagu see aasta, kui ta kuskil käid kaugel ka. Ma ei mäleta, kas see aasta me tegime ka midagi, jah? Äkki ta käis Mehhikos? Jah. Ühesõnaga, mees elab sellist elu, et käib ja sööb sushit ja mingit muud toitu, kuhu iganes ta satub ja naudib rallit. Ja tuleb tagasi heade mõtetega ja korraldab veel parema Rally Estonia. Täpselt, seda on vaja just selle jaoks, et Rally Estonia oleks alati maailma parim ralli. Jaa, aga ta ongi. Võtame siis ette küsimused. No see eeldab muidugi, et ma peaksin mailboxi lahti tegema, mis ma siin vahepeal kinni olen pannud. Et ei toimuks mingit piinet siia sisse. Aga küsimusi on isegi tulnud ja küsitakse meilt erinevaid asju, mis puudutab just tänast rallipäeva ja kas see kõik ikkagi peaks niimoodi sellisel tasemel käima. Kelle küsimus siin oli nüüd? Ingmar, loomulikult tervitame Ingmarit. Ingmar, tal on küsimus, et tal on sellised tehnilisemad küsimused, jätame neid natuke lõpupoole, aga Heiki küsimus haakub meil selle Ogier teemaga, et selgitage palun nüüd lihtsas keeles, mis on need parandused, mida turvapuuri kallal saab ralli ajal teha, kuidas tagatakse, et turvapuur ikka oma ülesannet täideb, kui seda on etapi käigus labitud? No ma tegelikult vastasin sellele küsimusele juba põhimõtteliselt ära, et me oleme näinud, kui ma praegu siit lähiminevikust nagu mõtlen, kas on tehtud turvapuuri parandusi, siis mul tuleb praegu meelde ainult üks Rootsi ralli Teemu Sunineni avariijärgne puuritoru vahetus. Ma pakun aasta võis äkki olla 2018 äkki. Ja siis reaalselt nagu lõigati tükk ära, mis oli kõveraks läinud vastu puud sõites ja pandi uus asemele. See tähendas ilmselget katkestamist ja see võttis aega neil, ma ei tea, ma pakun mingi 2-3 tundi, et see ära vahetada. Nüüd, mida sai teha Ogieri puhul? Kindlasti see puur ei saanud olla kõver. Kui ta oleks olnud kõver, siis ta poleks peale saanud. See puur ei tohtinud olla saada kahjustatud. Nüüd ma arvan, et seal on mingi tõlke probleem. Võib-olla seal oli saanud kahjustada mingisugune puuri, ma ei tea, pehmendused või midagi sellist, et jah, ma isegi ei oska selle vastata, sest ma olen täiesti veendunud, et kui puur on kahjustada saanud, siis see peale ei saa. Ja ongi kõik. Nii et me peame natuke lisainfot selleks ootama, et teada saada, mis siis päriselt nagu sul tehti. Jaa. Rene ütleb meile, tervitus mehed. On see ikka üks seiklusi täis ralli? Mis mulje jätaks see WRC-st, kui ralli esindussarjast, kui ralli 2 autod oleks üldarvestuses poodiumil? Kas see paneks suuri juhte mõtlema, et midagi on ikka kategooriliselt valesti ja mis see tulem võiks olla? Ta ise arvab, et nii mõnigi sponsor ja toetaja mõtleks oma asja ümber ja kas lahkuks või siis suunaks raha hoopis ralli 2 masinatele. No ega ta hea välja ei paistaks, peaks nagu tunnistama. Ega ei paistaks, et kui me võtaks kas F1 ja eeldaks, et nii-öelda F1 rivi on nagu võib-olla lühem ja lähevad koos starti nii F1 kui F2 ja F2 auto oleks seal kuskil 4. kohal sõidaks, et kuidagi veider oleks asi küll. Aga F1 puhul ma peaks ütlema, et kõige lahedamad on ju need Monaco etapid, kus sul 10 autot ainult üle finiši veereb. Need jäävad ju meelde. Jah, seda küll. Ja tegelikult ega ka ralli puhul on nagu jäävad ju meelde see, kus ikkagi actionit on toimunud. Et ma arvan, et see Jaapani ralli jääb meil nagu tükiks ajaks meelde, et nagu nii palju actionit oli ja nii palju nii-öelda avariisid. Aga vaata, see on autospordi selline kaalukauss on see, et jah, me tahame neid actionit värki näha, aga tegelikult me tahaks võidusõitu ka näha. Ja täpselt, see probleem ongi lihtsalt selles, et meil on nii vähe autosid, et kui meil seal ma ei tea, 8-9 autost kooleb mingi 4 ära, et nagu polegi midagi vaadata, et see olekski ülilahe, see olekski äge, kui meil oleks 20 autot stardis. Et need 4 ära koolevad, ongi midagi natuke põnevust ja ägedust igal ühele
ja ikkagi nagu mingi võidusõit käib edasi, et see ongi see probleem siin selle nii-öelda autoralli puhul praegu, lihtsalt vähe autos on. Aga vastata sellele küsimusele, ega ei olegi midagi vastata selles mõttes, et ta jätab mingisuguse nagu veits mõru maikna suus, kui Mikkelsen tuleb kuskil 4. koha peale sõidab, et aga nii on, ma ei oska isegi nagu kuidagi vastata. No minu enda mõte, et kui ma lugesin ja vaatasin kogu seda draamat, siis et sügisene aeg, asfalt, selline ilmaennustus, et see draama on sinna juba eos sisse kirjutatud, et kas see on hea valik siis, et me seal Jaapanis hooaja lõpetame või tuleks sellele Jaapanile leida mingi teine koht? See on hea point, millele ma tegelikult isegi tahtsin jõuda, läks meelest ära, et nagu see on eos halb idee juba tegelikult, kui mõelda sellele, et oleks vaja nagu, et piisavalt palju, et autod jõuaks lõpuni ja tahaks, et nagu mingi võidusõit oleks, et see on nagu halb mõte ja on veel mõni ralli, mis on nagu kohe enne rallit juba sa tead, et siit nagu head nahka ei tule. Et ma arvan, et see oleks mõistlik vaadata lihtsalt nagu statistikat natuke, et kus on see nii-öelda kindel kuivaeg veel siin läheduses, võib-olla 2 nädalat tagasi oli juba nagu kindel kuivaeg või ma ei tea, liigutame 6 aega tagasi, mida iganes. Et natuke võiks seda liigutada ja just sellepärast, et minu eest neid nagu selliseid hästi trikis olusid, see hooaeg on juba nagu liiga palju vist olnud. Et ma ütlen, et see on lahe, aga võib-olla 2 etappi aastas maks, võib-olla 2-3, mitte kindlasti rohkem. Et siis nagu läheb juba romuralliks ära. Et seal on ju tegelikult analoogni olemas selle Vormel 1 Katari GP-ga, kus kuumade ilmade tõttu FIA lõpuks ütleski, et jah, et me peame nüüd seal motorispordi nõukogul üle vaatama selle kalendri, et me nii kuumal perioodil Kataris ei sõidaks, sest mingid mehed, jah, seda on tore meenutada ja pealkirju panna, et oksendasid kiivrisse. Analoog on selles mõttes sama, et kui sa ikkagi pildi kaotad sellel suurel kiirusel, siis see on ikkagi sama, mis sa sõidad ikkagi suurel kiirusel vastu puud, et see on sama ohtlik. Ja, igal juhul eriti täpselt just selle ohutuse pärast, et nagu ma vaatasin mingid sisevideoid, kus Evans ka sõitis, siis see on lihtsalt nagu kohutav, et tuled täie lauluga tuled ja see pill lihtsalt teeb, mis tahab vahepeal, et see on nagu tõsiselt väga ohtlik on. Elari kirjutab meile, et tere, kiidan ja tunnustan teid heade saadete eest. Täname. Siin siis küsimus, mis siis saab, kui kõik ralli 1 autod jäävad superralli süsteemis sõitma ja kui vähe on üldse kõige vähem lõpetanud ralli 1 autosid ühel rallil? No ma arvan, me selle teise poole jääme praegult võlgu, üritame äkki 2 päeva vahel mingit sotti saada selles ajaloos, aga päris keeruline on seda ikkagi tagantjärele tuvastada, aga mis siis juhtub? Kas me poodium ongi superralli süsteemis meeste poodium või? Saavad täispunktid? Poodium on ikka ju absoluudi tulemuste järgi. Et kui seal on ralli 2 autod ees, siis on ju poodium peal ralli 2 mehed. Et selles mõttes... No ja oletame, et nad ikkagi mööduvad ralli 2 autodest, mis on ju tõenäolisem. Sa võtad seal kahe katse trahvid. Siis on ikka, just, siis on superralli mehed poodiumil ongi kõik. Aga kui peaks juhtuma, et lihtsalt ralli 2 mees on nii-öelda eespool, siis saavad nad nii-öelda 2 poodiumit, et saavad absoluudi poodiumi, saavad veel ka ralli 2 kategooria poodiumi. Nii on jah, et kui kõik peaksid seal ära katkema, siis on jätad päeva poolikuks ja järgmine päev oled poodiumi peal. Ralli 1 poodiumit, kui sellist siis ei tehtaks eraldi? Ütleme, et meil ongi need 3 ralli 2 autot seal ees ja siis vist ei tehta. Ralli 1 kategooriat ei ole eraldi nagu klassina, et ongi absoluudi arvestus lihtsalt. Kui ma praegu kindlasti ongi nii, et see ongi lihtsalt absoluut eraldi. Jaa, vist nii ongi. Lähme võtame need tehnilisemad küsimused ka. Heiki küsib, et esiteks, et kui palju erinevad ralli 1 ja ralli 2 autod roolide poolest? Kas ralli 1 autol on labasid või nuppe rohkem? Täna enam väga ei erine. Et kui me võtame nüüd generatsiooni tagasi või 2 generatsiooni isegi tagasi, siis kindlasti need erinesid ja pigem palju. Aga täna on ikkagi ka ralli 2 autodel kogu see juhtpaneel toodud juba rooli peale.
et nii-öelda ka mingid osad nupud nii-öelda duubeldatud on seal keskkonsoolis ja rooli peal. Alustades, ma ei tea, kojamehed, suunatuled, lisatulede nupud, launch control'id, stage mode, road mode, et see kõik on toodud rooli peale ja minu meelest kõikidel Rally2 autodel, et võib öelda, et nad on oma loomult ikkagi nagu identsed. Jah, ma vist isegi ainuke vaheäkki vist on nüüd rooli taga, vaata, tähele pannud, siis Rally1 autol on üks laba, mis siis tihti peale on toodud minu meelest, kui ma ei eksi, siis kiireks nagu kojameeste kasutamiseks. Et seda Rally2 autodel ei ole, et see vahe on. Ja jätku küsimus ka Heikilt, kui sarnased on roolid ja neil olevad nupud või labad erinevate sõitjate vahel? Kas see erineb sõitjate poolest ka? Ei erine. Igal autotootjal on oma asi tehtud ja ma ei ole küll kuulnud, et oleks midagi teistmoodi tehtud sõitjate vahel, sest see tähendaks minu teada kohe eraldi homologatsiooni mingile teisele roolile nagu sõitjate vahel ja see on nagu paras peavalu. Lihtsalt ajaloost, mis praegu meelde tuleb, on see, et kui sõitis Kubica, siis tema, tol ajal oli siis R5 auto, mitte Rally2, et sellel R5 autol R5 autodel muidu oli siis mitte labaga käigu vahetus, vaid nagu praegu sequential käega vahetus, et Kubica autol siis lihtsalt pandi labaga käigu vahetus ja see pandi siis vist vasakule poole, sest tal oli käevigastus. Mingi selline teema oli, aga see oli ka siis eraldi homologeeritud ja kõik täpselt nii tehtud, et vastaks nõuetele. Sa mainisid vormelimeest Kubicat, mis mulle Jaapani puhul veel meeldib, et Heikki Kovalainen annab intervjuusid ja polegi ammu näinud, kuidas Heikki Kovalainen üldse räägib. Paned sa tähele, et tal on Jaapani aktsendiga soome keel? Kui sa praegu ütled, siis jah, vist on küll natuke, vist on jah. Vaatasin, kus Heikki enne seda Jaapani rallit sõitis, siis ka mingi Jaapani Rally Highland Masters, kahjuks ma ei näe kuupäeva, millal see toimus, aga sel aastal siis on ta mõned Soome etapid kaasa teinud ja panebki Soome ja Jaapani etappe ja tal on päris palju ikkagi olnud siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, üle 10 ralli hooaja peale. No lahe, juutale siis vist makstakse hästi, et tasub käia ikka. Ja kes on veel lahe osaleja, et meil on tegelikult ju 2 Katsutat. Jaa, on tõesti, ja teine Katsuta vist katkestas või? Jaa, no kui sa ma ei tea, ma arvan, et tuleb homme ikkagi tagasi selles mõttes, et kas sa ei pea ju katkestama, kui sa seal publikukatsel ratta otsast ära sõidad? Jaa, seda küll, jah. Norihiko Katsuta siis. Ja tema siis on Takamoto isa. Oli ju siuke hetk, et kus Norihito oli Katsutast, sellest Takast oli ju eespool ja Taka andis siukse kommentaari, et mine tea, äkki tahab minu kohta järgmine aasta. Jaa, ta tegelikult sõidab ju Toyota Yarise Rally2-ga, see nii-öelda concept Rally2, et kusjuures ma isegi teadnud, et see auto nii-öelda on saanud mingi homologatsiooni, et võib sõita ka WRC-etapil, aga tundub, et on nii, et tegelikult on see nagu ju siis selle auto debüüt või? MM-rallidel. Äkki siis tõesti, jah? Jah, ma ei tea, see veider, et seda pole nagu räägitud. Okei, ta sõidab national etappi vist. Okei, aga lähme järgmise küsimuse juurde vast. Kalle Ojaste küsib, et kas me teame, kes Otile ja Martinile esiautod sõidavad seekord? Hea küsimus. Ken Torn on seda teinud viimati koos vist Kuldar Sikoga, aga ma ausalt ei tea, kes seda praegu teeb. Et varasemalt oli ka Martin Kangur. Ma usun, olen üsna kindel, et Kuldar see ei ole, sest Kuldaril on järgmine teisipäev üks pressikonverents Leedus. Ja ma just mõtlen, et tal on olnud läbi ajaloo siis vist pakuks 3-4 ees sõidat, et on olnud Marko ilmselgelt seda ei tee praegu. Siis on Martin Kangur, ei ole ammu ka tema teinud ja Ken Torn siis. Julgeks pakkuda siis Kenni, aga ma ei ole üldse kindel selles, kas on tema või ei ole. Kui keegi teab, võib ja arvab, et ta tohib öelda, siis 6kaik@delfi.ee ootab. Ja
selline tehniline küsimus ka. See ei pea olema nüüd Ott või Martin, aga kes esisõitjatele maksab? Kas tiim või sõitja? Minu teada ikkagi, olen muidugi iga sõitja erinevast lepingust, aga ütleme, suures pildis minu teada on kõik ikkagi nii, et meeskond maksab kogu palga siis sõitjale ja sõitja siis sellest palgast tellib oma lisateenused ise, kui ta soovib oma isiklikku, ma ei tea, füsioterapeuti või eessõitjat või nii edasi, et suures pildis ma arvan, et ma ei julge nüüd öelda, et kõigiga nii on, aga ma pakuks, et enamuste sõitjatega on see teema niimoodi, et sõitja maksab oma palgast oma lisateenused kinni. Võtame siis viimase küsimuse ja Ingmar, siin on väike eeljutt ka. Tervist, kallid saatejuhid ja eksperdid. Ingmar on siis mäletatavasti inimene, kes on meil käinud ju ka füüsiliselt stuudios. Jaa, Rally Estonial, meie pop-up stuudio või? Pop-up stuudio. Selle aasta viimane ralli ei möödunud ühtegi rallit, kui ma ei saatnud teile küsimusi. See on saavutus. See oli minu kommentaar. Tänan teid kogu selle hooajast, et olete viitsinud igapäevaseid kokkuvõtteid teha. Tänu teile on rohkem huvi ralli vastu tundma hakanud minu elukaaslane ning südamest naerda saanud mu väike laps, kui ta sai ühe võidetud tööriistakofriga mängida. Aitäh teile! Ootan põnevusega seda aega, kui ta hakkab rääkima ning ralli kohta rohkem küsimusi küsima, nagu ühes suvises saates soovisite. Kindlasti jõuavad need küsimused ka teieni, kui sellel ajal veel saateid teete. Väga lahe. Väga äge. Nii, aga Ingmari küsimus on siis selline, et kui tihti autosid kaalutakse ralli jooksul? Et kas hoolduspauside vahel on võimalik kasutada autodel kergemaid või modifitseeritud juppe ning järgmisel hooldusel jälle õigete juppide vastu välja vahetada? Kas kõik kaasas olevad jupid on vaja FIA-l ette näidata? Esimene vastus siis, et kaalutakse pigem tihti. Ei ole minu meelest ette märgitud, et see on pigem selline nagu puhumisreid, võiks öelda. Et minu teada kui ma praegu õigesti mäletan, siis seda kaalumist ei ole kuskil ette märgitud roadbookis või kuskil, et see on pigem niimoodi, kuhu siis täpselt, et see on üllatus ja mitte ainult kaalumine, vaid enamasti ka siis kaalumise ajal võetakse kütuseproove. Vähemalt, kui sa oled poodiumi peale sõita, siis kindlasti võetakse kütuseproove. Räägi mulle, miks kütuseproove rallis? Ma saan aru, miks seda vormelis tehakse, aga miks rallis? Eks seal ju siis on võimalik ka panna vähe ägedamat kütust võib-olla sisse, et pill käiks nagu paremini. See on normaliseeritud. Kõik oleks, et kõik sõidaks ikka õige küttega, sest tegelikult ju kütusetarnija on üks ja tankimine toimub samadest nii-öelda iga auto tankimine toimub siis kütusepartneri poolt kindlaks määratud kohtades roadbookis. Ja et see nii-öelda ikkagi kuskil sa vahepeal kuskilt kokapudelist midagi juurde ei valaks sinna paaki, siis tehakse ka kütuseproove. Aga ütleme ralli jooksul ma pakun selline 4 kaalumist äkki ikka. Ja sellist varianti, mis see küsimuse teine pool oli, kas mingi kergemaid kas FIA-le peab jupid ette näitama, mis kaasas on? Üldiselt ette näitama ei pea, need küll mingid jupid ja asjad nii-öelda plommitakse ära, näiteks on seal, ma ei tea, mis ei tohi lahti käia, näiteks mootor ja ma ei tea, turbo on ju. Või midagi sellist seal plommitakse ära. Aga ette ei pea näitama, küll aga peab seda näitama ette, kui jälle kutsutakse pärast rallit nii-öelda järelülevaatusele, ütleme siis eesti keeles. Et pärast rallit siis nii-öelda pistelist kontrolli tehakse jälle, et siis nii-öelda homologatsiooni raamatu põhjal vaadatakse mingid kindlad tükid üle, et kas see kõik klapib ja kaalutakse üle, et kas nende tükkide kaal on õige täpselt, mis on ette nähtud ja nii edasi. Et selles kontroll on ikkagi pigem karm. Ja Ingmari teine küsimus, et kas peale mootori on veel mingeid varuosi, mida vahetada ei tohi, mille peale järgneb karistus? See pani kohe mind praegu mõtlema. Ei tohiks olla. Ma ütleks, et on mootor ainukene detail. Kuule, aga selge, tõmbame tänasele päevale siis joone alla ja ootame, mida homne päev pakub, et vahelduseks võiks nüüd seda võidusõitu ja sekundis võitlus ka ju näha. Ja loodame, et nüüd tuleb vähe parem, sest ka ilm vist on veidi asjalikum, et loodetavasti
vähemalt on veidi asjalikum, et näeme sellist korralikku võidusõitu, mida me tegelikult mõlemad tahtsime näha, mida meile ütlesime, aga seda siin esimene päev ei näinud. No Eesti aja järgi hakkame siis sõitma Nukata Forest katset 20,3 kilomeetrit ja kell 1 öösel. Kavatsed vaadata? No minu jaoks on siis 11, nii et ma arvan, et ma vaatan selle ära. Tenerifel on 2 tundi vahe või? Jaa, just. Eriti hästi. Ja siis homme jälle umbes samal ajal siis võtame selle asja kokku, sest võiks ju ka salvestada enne staadioni katset, aga nagu näha, siis Slippery Road ja üllatusi võib juhtuda ka sellel katsel. Täpselt, siin ei saa midagi jätta nii-öelda eeldame, et kõik jääb nii nagu on, et alati ikka pärast viimast teeme saadet, sest kõike võib juhtuda ka publiku katsetele. Just. Aga mõnusat olemist sulle siis seal kaugel Päikesemaal? Ma tänan ja mõnusat olemist sulle seal vihmamaal või lumemaal. Jaa, meil tuli hommikul ju miinust korralikult, -5. On lumi maas või? Kirme, aga ei, väga ei jää maha veel. Ja soovime ka kuulajatele mõnusat õhtupoolikut ja ilusat nädalavahetust ikka Rallyblogi seltsis. Ja kohtume juba homme. Kohtumiseni. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.